Ja siis see annagi nagu sõna See oli ersakeelne tervituslaul ja minuga täna kaasas selline jaura, mis tähendab või ersakeeles seda nimetatakse lülamat. Ja see kõlin, mida te praegu kuulate, kaitseb kurjade vaimude eest ja üleüldse see lülama annab rõõmu, energiat ja positiivseid muljeid ja räägitakse see, kes seda puudutab, saab palju jõudu ja ka tervist. Soome-ugri kultuuripäelinna aasta puhul siis soome-ugri kunstnike näytus Pühapaikost. Soome-ugri rahvaste jumalad ja head vaimud elasid ja elavad ikka veel metsades, puudes, kivides, lilledes. Kõikide soome-ugri rahvaste vaimses kultuuris on pühad hiied kesksel kohal. Idee põhinebki sellele, et rohkem väärtustada oma ja enda looduslikke pühapaiku kui kultuuri lahutamatut osa. Samas tõsta esile nende tähtsust meie enese määramisel. Ütleme tänusõnad Mari, Morodvaud, Murdi, Setu ja Eesti kunstnikele, et nad võtsid ette ja jäädvustasid meile olulised paigad oma maalidel. Läbi nende maalide mõistame me väiksed loodusrahvad paremini üksteist. Hoiame kokku. Siin Setumaa metsades saavad need maalid Seto-Leelost veel lisaks energiat ja jõudu. Ma looda, et see plaan kasus järjest, et ta kasus niimoodi, et noid soome-ugri kunstnikke iga aasta tule mano igalt poolt soome-ugri maadelt. Ma soovita kõigile käivne kotuse läbi Kaia, võib-olla mis ei olegi seal raamatu, mis on mõne jäänud kohegi ka tahaplaanile, sest väga palju kotusid noid oli raamatu. Mõne inimese veel mäletase mõningid kotusid. Ja et ta kõik oleks vaja rohkem enam meelde tuletada, legendi ja jutuse ja kõik üles kirjutada ja korjata ja loodame, et see traditsioon, mille alguse man mi see aasta ole, et see sirgukene korjas hindale kõik tuu hää ja põneva nii vahtse kui ka vanaolitse, kõik na pühapaikade mõtte ja mälestuse ja legendi, et ta siis kanna siis jo ka edesi tuleviku jaos, et kui ta juba järgmine aasta on vahtse rahvamann, et siis on timaga üte kõik mõttelise säänse vana tava. Ma looda tõesti, et see ettevõtmine, et see kasus suurest. Aga nüüd ma proovisi õkva seda ka, et ta siis
anna siis ennast jõudu ja tervist ja hääd miilt ja rõõmu. Ja aitüma! Sääne tunnetus, et tuu on tõesti nagu sääne, nagu mis sääne hõimu ürgmälu. Ja mul on siiralt hää miil, et nüüd on siin sääne näitus, et kas kõik inimesed saavad kogeda. Ilmselt me tiiäme enamus neid pühapaiku, osaden me oleme käynud ja kui me näeme, et 1000 kilomeetri või 2000 kilomeetri kaugusel üleskasunu kunstnik on tuud kujutanud peaaegu nagu esi oleks joonistanud, kui mõistnud. Et tuu sääne ürgmälu just ja tolle taastumine, et tuu on mingi väga sääne tähtis asi ja sellepärast on see näitus väga suur ettevõtmine ja väga suur asi. Meil on juba üks projekt käivitunud Udmurtias, et sellel suvel me plaanime Udmurtias alustada ka nende pühapaikadega ja siis vaatame, kuidas on see lood hakkab käima teistes soome-ugri riikides, Marimaal, Mordvamaal, Komimaal ja nii edasi. Nii et soome-ugri rahvuste ühendus on avatud teile ja väga loodame, et me saame siia kevade poole.